Üks hirmsaid asju, mis hoiab meid tagasi, mis hoiab meid võib-olla isegi esimest sammu tegemast millegi poole liikumisel, enda unistuse poole liikumisel, on hirm ebaõnnestumise ees ja teiste kriitika ees. Me mõtleme, mis juhtub siis, kui mul ei tule see välja, mis juhtub siis, kui ma koolis põrun või mingi aine läheb kehvasti või mis juhtub siis, kui ma teen enda firma ja see läheb pankrotti või ei tööta. Et võib-olla ma parem ei teegi. Aga kui sa suudad sellest hirmust vabaneda, kui sa suudad ta lihtsalt ära võtta, sa suudad teha sellest tulenevalt oluliselt rohkem asju. Kuidas tulla toime selle hirmuga, kui me kardame, et keegi võib me kritiseerida? Muretseme teiste arvamuse pärast. Üks kõige selliseid kesksemaid põhimõtteid on see, et ära võta midagi südamesse. Mida iganes keegi sinu kohta ütleb, see on tema arvamus sinu kohta. Ja sinu otsus on, kas sa tõlgendad seda negatiivsena või positiivsena. Kui keegi ütleb sulle, et sa ei ole ettevõtluses väga vinge vend, sa teenid liiga vähe kasumit, siis sul on enda otsus, kas sinu põhine nii-öelda see sammunegi keskne väärtus seondub selle kasumi teenimisega, kui mitte, võib-olla on sul see elustiili ettevõtlus või muu looming, siis on väga lihtne mõista, et tänan sind selle arvamuse eest ja sa ei võta seda südamesse. Niimoodi on võimalik oluliselt ladusamalt liikuda. Teine aspekt, kui sa tegutsed ja midagi tõesti läheb tuksi. Midagi tõesti läheb tuksi, sa siis kas kukud see eksamit läbi, sul läheb see ettevõte metsa või sa jääd mingile väga olulisele kohtumisele nii palju hiljaks, et sa jääd sellest kohtumisest ilma. Siis selle asemel, et vanduda, vihastada, ärrituda ja nii edasi, on üks hea lihtne moodus. Kasutada sellist väljendit nagu huvitav olukord. Mis iganes peaks juhtuma, kui iganes halb ta on, kui sa ütled tema kohta, ta on huvitav olukord, siis sa automaatselt võtad selle negatiivse emotsiooni maha ja vaatad sellele sündmusele kõrvalt peale. Ja selline mõtlemine võimaldab sul keskenduda lahendustele, mitte niivõrd probleemidele. Ehk siis mitte muretseda pikka aega nende asjade pärast, mis kunagi ammu juhtusid, mida sa enam muuta ei saa, vaid keskenduda sellele, mis ma saan teha. Vaata kiiresti peale, õpid oma õppetunnid ja lähed edasi. Ja sellise hooga on oluliselt ladusam liikuda. Kui sa tahad hoogu selles kulgemises veel juurde saada, seda algset hoogu, et üldse liikuma saada, sa alusta sellest, et võta näiteks ka siis suur paberileht ja kirjuta see täis kõiki neid varasemaid õnnestumisi, mis sul on olnud. Kõik need asjad, mis sul mingil moel on hästi läinud. Mingid asjad, mis sul noorusest tulid hästi välja, hobid, millega tegelesid võib-olla. Ja nõnda sa tekitad endale sellise suure varamu, mida sa võid vaadata iga kord, kui sa lähed uut väljakutset ellu viima ja saada sealt enda jaoks head laengut, julgust, sellist eneseusku sisemist. Ning lisaks veel kõigele, kui sa rändad, toimetad ja ootad seda head tagasisidet ka teistelt, et nad annaksid sulle tagasisidet, et sa liigud edasi, et sa saavutad neid tulemusi, mis on sulle olulised. Siis juhul, kui ei kipu teistelt seda tunnustust tulema, siis katseta sellist varianti. Proovi ise teisi inimesi tunnustada, märka nendes head, märka nendes seda, mis sulle meeldib. Ja huvitav olukord on see, et kui sa teed kellegile midagi head, siis esiteks sa tunned ise ennast hästi, tema tunneb ennast hästi ja veel selline huvitav tõik veel. Kui kolmas inimene peaks nägema seda pealt, kui sa teed kellegile head või ütled neile midagi head, siis see kolmas inimene tunneb end ka hästi. Seega sa võid seda ise teadlikult kordistada enda ümbruses. Ja paratamatult, kui sa annad teistele nii palju positiivseid laenguid, siis ühel hetkel sa saad väga palju positiivseid laenguid ka tagasi, mis tõstavad sinu julgust, eneseusku, et tegutseda.